Järgmiseks teemaks on üks-ühe vastu harjutused. Üks-ühe vastu harjutused annavad mängijatele väga head koormust, aga nendes üks-ühe vastu harjutustes võiks alati olla ka sees mingisugune nüanss, mingisugune asi, mida mõlemad mängijad peavad jälgima, mida nad tohivad teha, mida nad ei tohi teha. Kas see on siis mõni tempo muutus, kas see on mõni löök, mis avab nii-öelda tavalise ralli peale, mida proovivad mõlemad punkti saada, või siis mingi tehniline nüanss, mida peaks siis üks-ühe vastu harjutustesse jälgima. Mina teen üks-ühe vastu harjutusi nii, et väga palju piiranguid ma ei pane. Ei tee väga kinniseid harjutusi, et neil ei ole ikkagi enamasti teada, kuhu pallid tulevad. Harjutused on lahtised, kõikidel mõlematel mängijatel on võimalus lüüa sinna, kuhu nad ise tahavad ja otsuseid langetada. Ja esimene harjutus, mis nad teevad, on rallid, kindlasti on rallid ilma võrguta, mis tähendab seda, et võrgus peab mängima siis sinna surnud tsooni. Tahaväljakule võib mängida ükskõik kui sügavale, aga pehmet võrku ei ole. Ehk siis pallivahetused lähevad natukene pikemaks, aga on üks löök, mis avab nii-öelda ralli ja see on võrgu diagonaal. Karl lõi praegu võrgu diagonaali. Peale seda mängitakse tavaline ralli ja üks mängija saab punkti. Mängija saab nagu tagasisidet enda võrgu diagonaalile. Kas ta tegi selle võrgu diagonaali õiges kohas? Kui ta tegi selle õiges kohas, siis ta ideaalis võiks võita punkti või vähemalt olla järgmises olukorras nagu hästi tasakaalus, heas positsioonis. Kui ta valis võrgu diagonaaliks vale koha ja vastane nägi selle ära, siis on initsiatiiv kohe vastase käes. Järgmine üks-ühe vastu harjutus on põhimõtteliselt sarnane, ehk siis mängijad mängivad rallit. Alguses võrgule lähedale ei mängi, mängivad pigem sinna surnud tsooni võrgust kaugemale, otsivad pikki rallisid, mängivad lamedat ja siis üks neist teeb selle otsuse mängida võrgule lähedale ja peale seda see ralli lõpeb võrgus. Kas siis võrgu diagonaaliga, lüües rulli vastu või lüües palli maha, aga sealt enam edasi see pall kuskile üles ei lähe. Hans tegi pehme võrgu. Praegu. Mängija ise valib, millal ta selle otsuse teeb, et mängida pehmet võrku. Karl praegu meelega tõi vist Hansu võrku. Oli ise valmis peale seda kohe hästi. Ja kolmas, üks mu lemmikutest üks-ühe vastu harjutustest näeb välja selliselt, et Karlil on hetkel tagantkenurk taga, kõik kuni valge jooneni otse, ehk siis tagantkätt võrgus pehmet tal ei ole ja eeskäsi pehmelt võrgust. Pilvel on eestkäsi taga, kõik kuni valge jooneni võrguni, ehk siis pehmet eeskätt Hansul võrgus ei ole ja kõik kogu võrk tagantkäe alt. Ehk siis meil peaksid tekkima sellised, see on põhimõtteliselt jällegi kolme nurga mängimine, üksikmängus väljaku katmine ja kõik löögid nendes piirkondades on lubatud. Ja järgmine nüanss on see, et kui kumbki neist lööb risti tagant taha. Kui Hans või Karl löövad risti tagant taha, siis see on selline taktikaline otsus, peale mida läheb ralliks. Ja jällegi mängijad saavad seda risti tagant taha tegemist hinnata selleri, kas nad võidavad punkti, kas see oli õigel ajal tehtud
või oli vale moment. Praegu Karl tegi risti tagant taha, tagant käega. Hans ei olnud valmis. Tundus, et päris õige otsus. Jookseme palli üle. Minut veel. Ja seejärel Hans ja Karl vahetavad need nurgad nii-öelda ja teevad harjutust teistpidi. Seda nurka praegu, see oli ralli oli teil, on ju? Ralli käis. Ralli käis praegu. Teistpidi siis nurgad. Hansul on tagantkäsi taga, Karlil on eeskäsi taga, ennem oli vastupidi. Kasutame ristirabakut ka. Ristirabakuks peab ka valmis olema mõlemad mängijad praegu. Aga see rallit ei alusta. Nii ootame nüüd seda tagant taha momenti, risti tagant taha. Alustab ralli, kes lööb esimesena risti tagant taha. Enne tuli viga ära. Mõtle, mis nurgad on. Õige. Ja nüüd läheb ralliks. Ja väga õigel ajal tehtud risti tagant taha. Risti tagant taha on mängus selline ühest küljest riskantne löök, aga seda on kindlasti vaja. Samamoodi nagu võrgu diagonaali. Muidu jääb väljak vastase jaoks liiga väikseks. Jälle risti tagant taha, nüüd läheb ralliks. Ei saa! Mõte oli okei. Saab. Tagant ka. Nagu mängijad on juba trenni lõpus väsinud, selle triki ma õppisin Soome koondise peatreeneri Anu Niemenini käest, et väga mõistlik on tuua selliseid harjutusi, kus mängijad peavad otsuseid langetama trenni lõppudesse, sellepärast et siis nad on juba väsinud ja mängus on tihtipeale vaja väsinud peaga teha häid otsuseid. Ja see risti tagant taha on praegu selge otsus, mis on vaja teha mängus. Need olid siis 3 minu lemmik üksikmänguharjutus suurel väljakul ühe palliga, mis olid suhteliselt lahtised ja kus oli alati sees mingi nüanss, mida mängija pidi harjutama, mingit situatsiooni looma ja otsuseid vastu võtma. Ja pärast analüüsima siis läbi pallivahetuse, kas ta oli heas positsioonis peale seda otsust, kas ta sai punkti või ta ei saanud punkti. Neid harjutusi võib ju iga treener ise välja mõelda, kuidas ta tahab ja soovib. Kui meil on madalama tasemega mängijad, siis võib muuta need harjutused natuke kinnistemaks, et meil on rohkem teada, kuhu pallid tulevad. Aga eesmärk on ikkagi see, et pall oleks mängus, et saada koormust ja lööke palju. Ja loomulikult ka, et seal võiks olla mingisugune selline nüanss sees, mida mängija peaks harjutama ja mille pinnalt peaks otsuseid langetama.